tea, kas ma siit ulatan, aga natuke ulatan. Ja, ikka. Kas on teada Eestis ajaloo jooksul teie võistlusele sarnaseid võistlusi, on keegi ka varem selliseid asja korraldanud nagu teie pere? Ma arvan, et ei ole. On olnud ühekordseid projekte, see tähendab 1 aasta, võib-olla ka mitu aastat järjest, aga nii pikka ajalist, et 25 aastat ja veerand sajandit ei ole. Tuletame meelde seda, kuidas see kõik alguse sai, et mis asjaoludel? Meie poeg kirjutas väikseid jutukesi ja peale tema lahkumist me avaldasime need raamatutena, 2 raamatut. Ja me vaatasime, et kui tema oskas kirjutada, siis oskavad ka teised tema ealised kirjutada. Et miks ka mitte proovida ühekordselt muinasjutuvõistlust. Ja me proovisime ja esimene kord tegime seda Haapsalus lühidalt ja väikselt. Ja edasi juba tuli siia vabariiklik suurema mahuga suurema mastaabida. Sel aastal täitub 25 aastat siis muinasjutuvõistluse algusest. Kui palju on olnud selle aja jooksul osalejaid? On teil mingi arvepidamine selle kohta? On küll, aga ma täpselt praegu ei mäleta, 6800 midagi on. Kirjeldage seda protsessi, kuidas see võistlus nüüd laekunud töid hinnatakse, millised on siis töökäigud? Kõigepealt tulevad tööd meile kohale, meie aadressil, meie Haapsalu tulevad, siis me loeme nad läbi, paneme kirja vihikusse kõik ja loeme teist korda läbi ja siis sõelume 3. korda läbi. Ja kui 3. kord on läbi vaadatud, teeme väiksed tõmmised endale ja saadame žüriile. Žürii ei ole ühes kohas. Žürii on osa Tallinnas, osa Ruilas, Leo Tungal elab Ruilas ja Haapsalust, muidugi me anname Krista Kumbergile siit samast kohe otse edasi. Ja siis tuleb žürii kokku, see tuleb emakeelepäeva paiku, 14. märtsi paiku. Mil moel te ikka otsuse langetate, mis teile kõige enim mõjub, kas väljendusoskus, kas huvitavad mõttekäigud või mis? No selge on see, et me tahame kõigepealt näha seda lapse oma loomingut, et on näha selle lapse enda mõtted, oma väljendused, nad võivad olla, lapse ja täiskasvanu mõttemaailma väljenduslaad on hoopis erinevad. Ja kui seal täiskasvanu natukene liiga palju sekkub sellesse protsessi, see on ju kohe näha. Kui see lapselikkus tuleb välja, natukene võib-olla naiivne, aga idee originaalsus on eriti tähtis. Tahan küsida seda, et kas selle 25 pika aasta jooksul on Eesti laste mõttemaailm kuidagi muutunud? Ei ütleks, et selle ajaga oleks, sest võtame nüüd suuremas mastaabis 25 aastat, ei ole väga pikk aeg. Aga lapsed kirjutavad, nad jälgivad seda Eesti riigi arengut ja elu ja väga palju on see kajastub laste juttudes. Muidugi on klassikalised muinasjutud ja sellest nende töödes kumab läbi see lugevus, mida nad loevad. Kõik Harry Potterid ja Rowlingud, kõik Sõrmust isandad, tunnetad, mida nad on lugenud ja kui palju nad lugenud on. Ja muidugi kogu see poliitika, Eesti riigi sisepoliitika, presidendi valimised ja pangad ja maade erastamised ja tagastamised, kõik see on ju hea materjal, millest kirjutada selliseid följetonilaadseid jutukesi. Teie võistluse aja jooksul on olnud ka plagiaadijuhtumeid? Kahjuks on selliseid, kus professionaalse kirjaniku töö saadeti meile ja on selliseid asju, mis on varemate aastate tööd kirjutatud heast lapsest maha ja uuesti saadetud. Sellega me näeme kurja vaeva ja seda me kardame kõige rohkem. Nii et tuleb alati silm terav hoida.
koha. See on ta solvumine. Et kas vanemad aitavad? No loomulikult vanemad aitavad, õpetaja suunab. Aga ta sellega hakkab tegelema, et paberil ta võib säilida ka sajandeid. Me anname ta muuseumisse, seal ta ei kustu, kas elekter on või ei ole. Ta on alati kätte saanud. Kas on Eesti Vabariigis ka mõni kool, kes sellel 25-aastase ajaloo jooksul on alati ja igal aastal osalenud? See on üks kool, tänane Jõgeva põhikool. Nad on kõikidel muinsuste võistlusel võitsid esimene see võistluse ja nüüd nad saadavad siis noorematest klassidest, nad on küll nooremad kui meie see põhikiri ette näeb. 2.–3. klass hakkab kirjutama ilmselt õppeaasta alguses. Iga autor illustreerib oma töö ja kirjutab oma käeliselt selle. Vormistab ja siis õpetaja küdab nad kõik raamatuks ja siis saadetakse meile. Me oleme need alati meeles pidanud siis. Me oleme selle koolis külas käinud, tehti meie auks etendus seal, väga soojalt võeti vastu nagu oma sugulasi. Ja veel peale selle on Pärnus Sütevaka humanitaargümnaasium, see on laia profiiliga kool, kunsti ja kirjanduse kallakuga. See kool on esinenud ka peaaegu kõikidel aastatel ja väga häid töid saadab. Kui ilusat keelt meie lapsed valdavad? Peaks ütlema, et väga ilusat. Need, kes kirjutavad, aga ma ei ütle, et see on absoluutne. Ja praegu lipsavad sisse ingliskeelsed väljendid. Mis on kahjuks küll, jah, aga täpselt nii nagu Ants rääkis, et Rein Taagepera seda kardabki, et meie keele hääbub ja tulevad teised sõnad. Hakkame kasutama teisi sõnu, teiste keelte abi. No, on teil kahju nüüd see amet maha panna 25 aastat täis ja enam teil ei ole sellist salapinget terve aasta sees. Et ongi kõik. No kahju on loomulikult, aga jõud hakkab otsa saama. Need aastanumbrid või, mis meil tiksuvad juurde. Me oleme üritanud seda mitu korda lõpetada ja alguses arvasime, et ju lastel raugeb see soov ja tahe kirjutada, sest on interneti ajastu, e-riik ja nutimöll on ümber ringi, et kes selle kirjutamisega ikka viitsib tegeleda. Aga tuleb välja, et need paberiga krabistajad on palju ja lugemine on ju kõige otsesem tee targaks saamisel. Ja nagu ütleb Mart Juur, kes loeb, see jõuab ja kes rohkem loeb, see rohkem jõuab. Lõpuks jõutakse kirjutamiseni. Nii et ei tea kunagi, mis võib tulla. Ma ei ole julge enam lubada ei ühte ega teist. Tean ainult seda, et kolleegid žüriist on öelnud, et kui me nüüd lõpetame, siis ta täpselt sellise näoga enam see üritus ei tule. Me oleme abielus olnud 50 aastat. Tutvusime siis, kui me olime 25 aastased. Nüüd me oleme 75 aastased, sellest me oleme 25 aastat teinud lastele muinsuste võistlust. Nii et igati pidi on neid juubeleid palju. Ja see, et meid nüüd tunnustati presidendi teenetemärgiga, see oli muidugi nagu lumi keset jaanipäeva. Seda me küll ei oodanud. Kõike muud. Nii et ei oska midagi öelda. Vekslid välja ei anna. Kõige parem on see serav loomulikult. Seda minule ka ütleb nii, et saab tehtud. Õige, on küll. Vanasti peab ütlema, et Sirbi ja Vasaral oli see tagumine lehekülg, seal olid igasugused asju, aga enam. Just praegu enne võistlus, kus see arvuti värk, see on see Laura Raagi jutt just. Jaa, siin hakkab siin. Siin on üks. Marta Vallamajas on tal seal, ta jääb sinna kanti, kus asjad teinud. Aadam oli taeglus vennaga.
olid igavesed massuurikad olid. Võru järgi astud siin peal pikali, hakkas jälle kokku lappimine. Oli jäi madala. nimi jutu illustratsioonidest ei ole rohkem, kui see on väga õrn. See on see. Sain sai teise koha konkurssidel, sest tuletõrje eeskirju ei kirjutatud korralikult. Tegemisega oli jälle. Vaatame, kus minu jaoks oli selgelt, vaat siin on udutülp. Trükiplaat ei olnud, paberit ei olnud. Paberid. Originaalid on raamatukogul siin olemas kõik. Andsime siia.